Head televaatajad, suvitaja on jõudnud siia Pärnu maanteäärde ja kohe läheme külla Ivar Mustale, kes on helilooja ja produtsent ning uurime, milline näeb välja tema üks suvepäev. Tervist! Siis. Aha. Nii, see on nüüd siis, mis koht sinu jaoks? See on rohkem elamine juba. Töökoht, aga hommikust õhtuni siin nagu passime ja teeme tööd ja siin ma olengi. Nii ka suvel? No ma püüan nüüd see suvi ikka juulis puhata, aga see on nagu pole esimest korda 5 aasta jooksul. Ma võtsin plaanid, et uksed kinni ja ei taha puhkama. Okei. See on esik või selline puhkeru. Liigume siis siia pala. Tervist! Moe Kanton. Võib öelda, et isa jälgides? Jaa, väga hea. Võtte vaiksemalt. Aha, okei. No räägi mulle nüüd oma ühest suvisest päevast, nagu ma aru saan, enne kui nüüd juulit veel ei ole, siin on natukene aega. Teed sa veel tööd? Ja, et ma nagu selles mõttes, et hommikul siia 10-9, siis teen oma korraldused ära, siis helistan koju kell 5, et no nüüd ma hakkan tulema ja kuskil 10 ma saabun. Et juba naine kairus ära, et mul on 5 tundi pluss miinus on alati nagu siia-sinna. Kas sa elad kuskil Lätis? Ma elan Riia lähedases, Kernuses. Kernu ja et selles mõttes, et niimoodi teeme, et see muusika või see töö nõuab ikka kogu aeg nagu kontrolli ja kogu aeg nagu tahaks ümber teha, tahaks uuesti teha ja ise teada, kuidas see käib. Aga kellena sa ennast praegu rohkem tahad tunda või tunned, et kas sa tegelikult võib-olla hea meelega oleksid helilooja või sa hea meelega teeksid ikkagi puldi taga tööd? Helilooja on minu meelest on see, mis nagu sealt keegi torgib, midagi tuleb ja tuleb välja, aga puldi taga on vaja õppida, nagu ütles üks kiilakas kunagi. Ja see on väga kihv töö. Me kogu aeg nagu loeme raamatut, loeme mingit magasiini, sealt vaatame, kuidas seal proovid. No, see on nagu helilooja, nagu nüüd tuleb. Aga viimasel ajal mul isegi ei ole aega nagu istuda pingi peale oodata, kas mul keegi koputab või ei koputa, nagu ma ei ole paar aastat isegi nagu selle peale mõelnud. Ja tegelikult see helilooja ja puldi taga istumine, seal on ka keskmine variant ka on nagu nimega inimene nagu producer. See on nagu kõige kihvtim olla ja tänu sellele, et ma olen nagu produtseerinud nii palju, mul ei olegi oma lugusi, kuna ma iga võõra loole nagu annan natukene nagu ennast, natukene nagu oma oskusi, natukene midagi ja tänu sellele lased plaadi välja, vaatad, et 12 lugu, näiteks kellegi bänd, aga igas loos on tükikene minust. See on väga kihvt. Aga kuidas sa ise selle juurde jõudsid? Kuidas sa ise õppisid? Ise ma õppisin niimoodi, et ma käisin raadiomajas, ütleme 15 aastat tagasi, nagu sellist stuudiot ei olnud, ainult raadiomaja oli. Siis üks kord oli stuudio kinni, oli vaja kiiresti teha, teine kord oli stuudio kinni, siis ostsin, ma ei tea, mingi esimese mikri, esimese juhtme, esimese puldi ja niimoodi asi läks. Olin pikka aeg, mingi 7 aastat tegin korteris. Mingi diivani taga ja see oli jube, aga niimoodi see oli ja pärast otsustasin, et võiks nagu kodu olla kodu ja töö võiks olla töö. Ja niimoodi see hakkaski ja siis kasvas kõik nii suureks. Aga alustasin ühest mikrofonist ja vannitoast laulmisega, tead, kui paned nagu käterätikut nagu ümber ja siis laulad see. Niimoodi me tegime. Tiiu kunagine, Tiiu see Nukuke laul ja kõik need, nad ei ole niimoodi tehtud, aga mõned lood seal on küll tehtud juba nagu veel tehtud korteris ja tiki all niimoodi. Sa ütlesid, et sa lähed juulist tahaks puhata. Kus sa puhata tahad? Ma lähen, mul on isa elab Peipsjärvel ja meil on seal nagu täitsa järvudaks on mere ääres, järve ääres nagu elamine ja oma seal selline nagu oma kommuun ja see on väga hea nagu, seal ei pea mõtlema nagu kuidas välja näeb, mis sa teed ja seal saab puitu teha, seal saab metsas käia ja seal olemegi, püüame 6 aega järjest, see on muidugi väga raske, aga püüame. Head televaatajad, me oleme jõudnud nüüd Kernu valda, kus asub Ivar Musta kodu. Ja kohe me läheme ja uurime, kuidas tema üks suvine grillpidu välja näeb. Täna on naine kööki pandud, aga palju sa, Ivar, ise süüa teed? Ma eile keetsin makaroni näiteks, praadisin sinna viinerit juurde ja pakkusin oma tüdrukutele süüa.
eile oli konkreetne juhus, kui ma tegin süüa. Aga ma oskan süüa teha, aga eriti palju ei tee. Kuna hommikul ma lähen vara minema, nagu ma rääkisin, enne midagi teeb, koos jooksen minema, õhtul tulema, koos sööme ja niimoodi. Nii et ikkagi kokk on siin. Nii et sellist konkreetset graafikut teil ei ole, kes täna õhtu süüa teeb, kes mitte? Grilli vist ikkagi grillin mina, kui me grilli teeme. Ja muidugi kõik pilmeenid ma ise teen ja vareenikud ja boršid, aga sellest me ei räägi, on ju. Aga mis Ivari lemmiksöök on? Puder hommikul. Ei, hommikul kartulisalat. Ei, puder kindlasti ei ole. Kartulisalatit me sööme väga harva. Sest me tegelikult... Teil on täna eriline päev, Ivar. Sööte kartulisalatit. Sellepärast, et meil on ikka selline eraldi toitumine, eks ju. Me ei sega toitu, ei söö tavaliselt. Ja. Aga lemmiktoit... Mis te suvel sööte? Teagi. Grilli peamiselt. Et Ei, tegelikult kui ma nagu paar aastat tagasi hakkasime nagu eraldi toituma ja mõtlema, mis me sööme, siis kõik lemmikud nagu põhimõtteliselt nagu sattusid punase nimekirja. Et ma juba ei mäleta. Pilmeenid siis oli grillkana veel. Nüüd läheb grillkana, tegelikult läheb, aga läheb ilma nahata. Selle kõigele parem osata. No nüüd pidi Ivar tegema trenni, sellepärast läheb kana palju. Umbes nii, jah. See on meie tulevane muusik. Praegu käis siuke klaveri harjutamine. Ja, õpib meil muusikakoolis ja laulab, tantsib, õpib hästi. Sõidab traktoritega, meil on siin hoovis traktorid, ise paneb käima, ise sõidab nendega. See on meile selline abiline. Nagu näha, isa ootused on paigas. No ma eriti ei oota, et ta oleks traktorist, aga vahet pole, kui on, siis on ju. Parem oleks ikka muusikainimene. Okay. No räägi näiteks, kui sa leiad sellise päeva, et sa suvel oled võib-olla äkki terve päeva kodus, siis mis sul endale üldiselt teha meeldib? Kui see on kõige raskem küsimus, sellepärast, et ma juba ütlesin, et mul on nagu väga raske kodus istuda. Kogu aeg pean tööl olema, aga näiteks viimased 2 nädalat ma olen väga palju kodus olnud ja ma olen ise kõik seda värvinud, väljaspoolt, seespoolt, seal teinud, et kui nagu tegevus leitakse, siis ma saan kodus olla, kui lihtsalt nagu tuled ja rängid, siis ma ei oska. Ma olen ikkagi linna inimene olnud terve elu ja see vaikust natukene mind segab. No kodu on sul tegelikult ju täitsa maal. Kaua sa maal elanud oled? Nüüd maikuus sai 9 aastat. 2000 me siia kolisime ja natukene vahest on raske sõita, et kui nagu ma rääkisin, siit mõte siit torgib, siis pead ruttu jooksma stuudiosse ja midagi nagu paberi peale ma ei pane, aga mingime sisse, aga nende 30-40 minutiga nagu tulevad juba teised mõtted, teised tuuled ja tuled stuudiosse, hakkad teisi asju tegema. Nagu ma aru saan, siis tänane üritus ongi katastroofi unustamise üritus. Ei, meie nagu just... Sääsepunnide määre ja meil on väike soolapidu ka, et me saime selle suvemaja nüüd nagu valmis eile, täna hommikul. Värv on värske? Ja, no ta vist juba ei määri, aga kõik on nagu värske. Me nagu mõtlesimegi inimene sooleliva pidu ja väike plaadili presentatsioon ja sõbrad koos. On ju? Ma panen siia ära. Otse ära. Minuga. Kuule, sa paned seda kange tädikud? Panen 2 tilka. Ilus oleks muidugi lahjendada. Kuna tavaliselt pirenaine on nii... Ei, tavaliselt ikka peaks lahjendada. Tahtame lahjendada. Balsamjäädikas peab olema. Pilmeenides balsamjäädikas. Viinaga lahendatud. Mis see viiljendit? Tahad ma sul lahendan seda viiljendit? Mis asja sa lahendad? Mis seda lahendan sul? Aga võtame... Just sellepärast, et mul oli... Vot nii kurb see ongi, näed. Nii kurb see lõpp ongi. Jah, need kõik istuvad ja söövad. Kell on 5 hommikul. Hakkab jälle tuuliseks minema. Jah, nagu tavaliselt. Aga igatahes meie täname, Ivar, et sa meid kutsusid külla. Näitasid meile oma päeva. Ja täname ka väga maitsvad hoidu eest. Väga maitsvad pelmeenid olid. Ja loodame, et su kauaoodatud puhkus tuleb Peipsi ääres mõnus ja asjalik. Loodame. Aitäh. Aitäh. Ei, sul ei kõkke mökki tegelikult.